Mis sa arvad, kas tiiger lööb nurru? No ma arvasin, et kui ta on nagu suur kass, siis jah. Ei, tiiger nurru ei löö. Ja kui ta parketil käiks, siis ta oma küüsi ei oskaks sisse tõmmata. Näiteks need kaks meie vastas asuvad tiigrikutsud, nemad oskaksid parketil päris hästi käituda. Tere! Tere. Mina nimetaks neid lausa noortiigriteks. Lasad siis olla noortiigrid. 2 noortiigrit. Laulu ajal selge ja laulud ka selged ja küllad hakkavad ükskord laulma ka ja nii edasi. Aga siia me kutsusime hoopis teid sellepärast, et hästi põgusalt öelda, mis see tiiger näiteks teie jaoks tähendab. Suure publiku ees esinemine omab ka parasegu julgust ja endast tiigri leidmist. Ma arvan küll jah, et on arendatud seda lavanärvi küll ja nüüd on nagu tiiger päris suur, et nüüd lähed lavale ei kardagi enam. Kuidas sinuga on, Alen? Ja ma olen selles mõttes nõus, et võib-olla selline minu jaoks selliste suurte kastlaste iseloomustamine võib-olla ongi nagu see, et või selle tiigri enda seest leidmine või selle mõte ongi nagu see, et sa ei pea alati julge olema. Piisab ju sellest, et kui sa nendel hetkedel, kus on vaja, sa võtad ennast kokku ja ületad ise ennast, et võib-olla see on see jõud. Sa pead oskama ka loobuda, isegi taganeda, sest tark oskab taganeda ka. Jah, see on üks ellujäämise seaduseid, et kui sa pead olema nii intelligentne, et sa pead ära tajuma selle, et kuna võib rünnata ja kuna tuleb loobuda. Artjom, on sul ka mingi loom enda jaoks sisse valitud, ehkki me täna räägime ainult tiigritest, aga tegelikult kellena sa ennast mõnikord tunned? Inimesena ikka. Inimese loom. Aga üldiselt ei, mulle meeldivad kastlased väga, nii et tiiger on võib-olla siuke julgem nagu iseloomustus 5 minust ja kui ma olen siuke tagasihoidlikum, siis võib olla kass. No pühapäeva hommikul telekat vaadates ikka väike kiisu. Alen, sina tegeled hea tegevusega, aga on sul mingid eelistused või põhimõtted ka, kuhu sa nagu annetad? Kuidas sa neid asju enda jaoks paika paned? No ma ei saa nüüd öelda, et ma nagu väga palju hea tegevused tegelen. No aga siiski. Aga jah, ikka. Väga tihti ju muusikutelt ja lauljatelt eeldatakse seda, et sa teed mingid hea tegevuskontserti ja asju. Neid tuleb ette. Aga ma olen ka, päris ausalt ütlen, olen ka näiteks annetanud, või mitte annetanud, vaid aidanud inimesi, kes on mulle lihtsalt kirjutanud, et nad vajavad abi. Ja täiesti võõraid inimesi, keda ma pole kunagi näinud ja lihtsalt küsinud näiteks kontonumbri ja kuulanud nende lood ära ja teinud selle ülekande. Noh, nii palju, kui mul on võimalik selles mõttes. Et see on mingi sisetunde küsimus. Ma ei oska öelda. Meil kõigil võib juhtuda ju elus niimoodi, et sul ongi abi vaja. Ja me kunagi ei või teada, millal see hetk tuleb. Et see ei ole alati vaata materiaalne abi, mida sa võid vajada. Sa võid vajada lihtsalt, et keegi nii-öelda tõstaks nina vee peale. Artjom, sinagi kuulud koos Alen Vesiko ja paljude teiste meestega, keda Artur täna siin juba üles luges, nende tiiger minu sees lugude jutustajate seltskonda. Tee meile palun praegu teene ja räägi meile oma sisemisest tiigrist. Mis sul siis juhtus või jäi juhtumata? No see oli tegelikult kauges lapsepõlves, et mul tuleb meelde üks selline hetk, kus ma olin siis ilusti oma aias, käivitasin grilli ja märkasin 100 meetri kaugusel, et oli siuke 5-pealine poistekamp ja hakkasid kividega viskama siis koera. Ja ma läksin sisimas nagu nii närvi ja nii kettasse ja ma lihtsalt karjusin üle terve Pirita Koserajooni, et mida te teete. Ja siis nad täiega ehmatasid, vaatasid mu poole ja siis lõpetasid selle tegevuse kohe ära. Aga ise ma nagu sees pärast seda värisesin nagu haavaleht, et nagu ma ei ole elu sees nagu nii. Ma olin üleüldse nagu hästi tagasihoidlik poiss, aga kui minu seest see hääl tuli, siis ma tundsin, et see nagu mingi käivitusprotsess, et see äratas minu sees midagi nagu sellist, mida ma polnud varem ennast nagu ennast karjumas või ütlemas kuulnud. Meil on hea võimalus praegu minna siit ikkagi veel selle tiigri seljas ratsutades üleskutsele ja üleskutse kordamisele.
kõikidele Eesti koolidele. Varem või hiljem ilmuvad kallid klassid teie klassijuhatajate kätte meie ettepanekud. Kirjutada üks luuletus või mitu luuletust Tiigrist ja siis tuleb jälle kuri Karl Madis, valib sealt kõige paremad välja ja teeb sellest selle aasta jooksul Tiigri laulu. Ja võib-olla see laul aitab kiirendada selle suure mittenurruva vöödilise paremate elamistingimuste saabumist. Ja kui väga hästi kirjutate, nagu Karl Madis ütles, siis võib ka sündida sealt päris mitu Tiigri laulu. Ja siis me võime lõpuks ometi öelda hästi, Pootsman. Hästi, Tiiger.